Me teame seda, et Eesti meeste tervis ei ole kiita. Me oleme oma kolmeka meesperega tulnud Synlabi, et teada saada, mis seis meil on, kas meil on veel lootust või mitte. Nii et läheme vaatame, mis numbrid näitavad. Tere mehed! Tervist! Eesti meeste tervis on üldiselt hea. See ei tähendanud head. See sõltub sellest, kust poolt vaadata. 59% meestest, kusjuures manuse vahemik oli 40 kuni 49 eluaastani. 59% nendest ütles, et nende tervis on kas hea või väga hea. Ja kui need uuringu tulemused olid valmis, siis ei olnudki nii hea, nagu ta on. Jah, põhiasjad, mis Eesti meeste tervisest välja paistavad, ülekaal, kõrge kolesterool, vererõhk 45% oli normis. Nii et tegelikult neid riskifaktoreid, mis meestel on päris palju. Kuidagi nagu nukker on see? Jaa, kuidagi, jah. Andres, sul tõuseb vererõhk praegu. Mis see positiivne oli? See, et ei koorma pensionisüsteemi või? Mehed ju ei nuta ja lähevad arsti juurde ja siis kas kanderaamiga või kiirabiga. Lähme nüüd persooni põhiseks, vaatame, mis siin huvitav teada, mis siin on teist. Ja kes võitis? Miks sa seda niimoodi? Ma tulen võitsin. Sa tulid võitma või? Kõik rohelised oli ainult Robinil. Kõik rohelised? Ma igaks juhuks kontrollin. Sinu prillid, jah? Nüüd on minu prillid. Sa tegid ise roheliseks. Robinil olid kõik asjad korras. Ma olen kuulge, aga oli tore ja raviga ma kuradi haiguseid. Sinuga ei ole nagu midagi rohkem. Nii, ilusad tulemused. Ole siin ammu napsuutud ka. Oota, kellelgi on veel ilusad. Ilusad tulemused olid Sanderil. Sandril oli ainukene kolesterool, oli üldkolesterool, millest ma rääkisin, et see ei ole nagu, nii põhi, oli 0,1 ühikut oli tõusnud. Norm on 4. Kuule, davai. See hakkab elimineerima vaikselt. Hakkame vaatama, kes see ajad, kes see viimase näeb. Mina vist ja kohe... 3 musta lammast. Tule siia. Kohe vaatame siit. Kes siis järgmisena ära võib minna? Reneel kolesteroolid on korrast ära. Üldkolesterool 5,2. Norm on 5,0. Andresel oli 6,1. Ja Jürgenil 5,5. Nii et võitja on siin. Andres hoopis võidab selle võistluse. 6,1. LDL kolesterool Reneel 3,7, norm on 3,0. Andresel on hea või halb kolesterool 4,0, terve ühik on tõusnud. Ja Jürgenil 3,3, norm 3,0, siis kõige vähem tõusnud. Et siin ikkagi teie puhul, kõigi puhul ateroskleroosi risk paistab välja. Mis see tähendab? Ateroskleroos ehk veresoonte lupjumine, mille lõpptulemus on... Infarkt, insult, mida iganes. No aga ma mõtlen, et see üldine pilt, kuidas see üldine pilt tundub, et peaks nagu tegelema hakkama või...
saame veel hakkama või? Teil kõigil on vanus selline veel, et ei ole hilja aega hakata tegelema. Ja mis on kõige olulisem? Füüsiline koormus. Mitte see, et iga päev jõusaalis punnitada ja endal testosterooni tõsta, aga piisab ka iga päev tunnikesest jalutamisest lihtsalt. Kolmas asi, toitumine. Ehk siis rohkem värsket ja vähem praadimist. Vähem praadimist, rohkem autamist, keetmist. Kui me vaatame nüüd omale veel neid lisaboonuseid juurde siin füüsilise koormusega ja kehakaalu langetamisega, siis võib asja saada ja ma arvan, et mitte ei või, vaid saabki asja. No nii, sellega võib öelda siis, et Eesti mees päris välja veel ei sure võib-olla. Eesti mees on sulle tunneli lõpus on valgus. Aitäh! Aitäh kutsumast ja tegutseme. Nagu Reet Linna ütles alati peale prillidoosi, elame veel. Aga ela kaua tahad?